Valior Vestas. See sõna liigub praegu geopoliitika ringkondades. Keegi Iisraelis, Ameerika Ühendriikides või mõlemad arvasid, et koalitsioon suudab Iraanis režiimi muuta. Nii jõudsime taas lahesõjani, mis seletab, miks see seni pole õnnestunud. On olemas New York Timesi artikkel siseringi allikatega, mis näib seda väidet kinnitavat. Seda võrreldakse Venemaa sissetungi algusega Ukrainasse ning see võib selgitada, miks Pakistanis võivad kulisside taga peagi toimuda rahuläbirääkimised või mitte. Tõepoolest, me võtame täna piisavalt aega, et selgitada, miks see on seni nähtud sündmuste puhul usutav tõlgendus. Rõõmustage, sest tuleb jooni ja kõike muudki. Selle teooria kinnituseks toodud peamine tõend on tegelikult tõend ei millestki. Loogikaviga tuleneb tavaliselt arusaamatusest, miks sõjad toimuvad. Ütleme koos. Läbirääkimiste ebaõnnestumine. Läbirääkimiste ebaõnnestumine on vastus. Ja see pole kindlasti sellepärast, et protesti oht oleks kõrge või madal. Täna uurime luure ebaõnnestumist, mis võis viia sõjani ning miks režiimi muutuse puudumine on vaid nõrk viide võimalikule veale. Alustame oletatavast valearvestusest. Enamik faktipõhisest teabest siin pärineb eelmainitud New York Timesi artiklist, kuid ma lisan siia ka omaenda sotsiaalteadlase märkused. Viimine paljastus on, et David Barney, Mossadi juht, arvas, et Iraani avalikust saab mõne päeva jooksul pärast sõja algust oma valitsuse vastu üles tõusma õhutada. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu nõustus ja hakkas Donald Trumpi veenma. USA luure ega sõjavägi polnud kindlad. Raportis pole selged põhjused, kuid võib-olla suudame selle kohe selgitada. Trump nõustus selle plaaniga. Sõda pole tulemusi andnud. See kehtib nii tavaprotestide kui ka Iraani loode osas julgeolekujõudude nõrgestamise katsete kohta, et võimaldada organiseeritumat vastupanu kurdi relvarühmitustelt. Koalitsioonis tekib nüüd pettumus. Netanyahu ja Mossadi suhtes, sest nad andsid ebatäpse hinnangu. Trumpi ja Netanyahu suhtes, sest nad olid sõja peamised eestvedajad. Ja võib-olla nii mõlema poole kui ka potentsiaalsete protestijate suhtes, sest nad ei võtnud kohapeal riske. Irooniline, sest Iisrael ja USA ei riskeeri kohapeal. Peamine teema nii põhiraportis kui ka teistes on see, et USA luure andis pidevalt olukorra kohta pessimistlikke hinnanguid. Ameerika Ühendriigid läksid siiski sõtta. Pea seda meeles. Olgu, see kajastab teema sisu. Nüüd peame liikuma teooria juurde, et olukorda paremini tõlgendada. Kogenud vaatajad tunnevad selle kohe ära privaatse info läbirääkimisprobleemina. Käsitlen selle idee aluseid. Kui oled kriiside läbirääkimiste teoorias uus, siis pea meeles, et ma avaldasin sellel teemal pika sissejuhatuse oma teisel kanalil. Võib-olla vaata seda, kui sul on vaba aega. Kujutleme, et Iraani territorium esindab Islami Vabariigi ja Ameerika Ühendriikide vahelise poliitilise lahkarvamuse 100%. See aitab keskset probleemi paremini mõista, kuigi see pole tõeline territoriaalne sõda nagu Ukrainas. Idapoolsemad jaotused tähendavad, et Ameerika Ühendriigid saavad midagi, mis on nende eelistatud poliitikale lähemal, samas kui läänepoolsemad jaotused tähendavad, et Iraan saab midagi, mis on nende eelistatud poliitikale lähemal. Sõjal on oodatav tulemus, mis hõlmab kõiki lahingute võimalikke sündmusi ja tasandab juhuslikud juhtumised sellel perioodil. Oluline on, et see tulemus arvestab võimalusega, et meeleavaldajad tõusevad Iraani valitsuse vastu. Mida tõenäolisem see on, seda rohkem nihkub oodatav tulemus paremale. See on sellepärast, et praegusel valitsusel oleks raske oma eelistatud poliitikaid ellu viia, kui seda valitsust enam poleks. Kui valitsus suudab protestijad probleemideta maha suruda, nihkub tulemus rohkem vasakule. Sõda on kulukas nii inimelude kui ka majandusressursside kaotuse tõttu. Kui võtta need füüsilised kaotused ja kaaluda neid selle järgi, kui palju Iraan hindab vaidlusaluseid poliitikaid,
siis oodatava tulemuse joone ja selle rohelise joone vaheline ala kujutab endast Iraani sõjakulusid. Te märkate, et kõik, mis jääb rohelisest joonest paremale, on see, mida Iraan ootab sõja kaudu saavutavat, arvestades juba maha oma kulud. Saame seda teha ka USA jaoks teisel poolel. Sõjakulud liiguvad teises suunas, oodatava tulemuse joone ja sinise joone vahele. Kõik sinisest joonest vasakul on see, mida USA ootab oma kulusid arvesse võttes saada. Kokkuvõttes näete, et iga jaotus sinise ja rohelise joone vahel parandab mõlema poole tulemusi võrreldes sõjaga. See on sellepärast, et need kõik on lähedal sellele, mida sõda eeldatavasti kaasa tooks, kuid kumbki pool ei kanna mingeid kulusid. Me nimetame seda läbirääkimisvahemikuks, sest pooled saavad selle sees läbi rääkida. See loogika lükkab kohe ümber ühe narratiivi, mida kuulete protestide võimalikust sõja põhjustamisest. New York Timesi sõnul alustas Valge Maja sõda, sest jättis USA luurehinnangud kõrvale ja uskus, et protestijad tulevad tõenäoliselt USA poolele appi. Ameerika Ühendriigid leidsid, et sõda on tulus. Ja nagu omandamise reegel. 67 ütleb, ära jäta ühtki kasumivõimalust kasutamata. Lubage mul olla selle väite osas selge ja otsekohene. Sellel puudub loogiline sidusus ja strateegiline põhjendus. See levib, sest see näib esmapilgul mõistlik. Kui püüad mõelda, kuidas jõuad eeldusest järelduseni, laguneb kõik. Võid tulemuse suhtes pessimistlik olla ja siiski sõda alustada. Odatava tulemuse joon arvestab tõenäosusega, et protestijad aitavad Ameerika Ühendriike. Seega viib kõrge protestitõenäosus esmase tagajärjena joone nihkumiseni paremale. Aga see tähendab lihtsalt seda, et läbiräägitud lahendus peaks vastavalt olema soodne Ameerika Ühendriikidele. See ei tähenda, et sõda puhkeb. Samamoodi tähendab madal protestimise tõenäosus lihtsalt seda, et läbiräägitud lahendus peaks olema soodne Iraanile. Seega sõltub kellegi keeldumine või nõustumine pakutud ettepanekust, mitte sellest, kas sõda tooks objektiivselt hea või halva tulemuse. Teisisõnu ei mõisteta, et läbirääkimiste positsioonid sõltuvad sõja ootustest. Mõlema poole seisukohad peaksid kajastama tegelikku jõudude tasakaalu. Liiga paljud argumendid ignoreerivad seda punkti enda kahjuks ja mul on 2 märkmepaberit seinal ootamas, et saaksin kirjutada selle idee muudest rakendustest, kui 2026 vaid hetkeks rahuneks. Hei, täna võtame vähemalt 1 märkmepaberi käsile. Samas saame me ikkagi seostada protestimise motiive sellega, miks sõjad toimuvad. Vaja on argumendile lisada 1 lisaeeldus. Võimalik seletus on, et eduka protesti tõenäosus muutus ajas. See on mõistlik võimalus. Oleme seda viimastel nädalatel palju uurinud, seega ei hakka täna kordama. Teine seletus, mis on kooskõlas Valge Maja lekkinud infoga, on see, et USA ootuste ja Iraani ootuste vahel oli lahknevus. Näiteks on mõistlik arvata, et Iraani valitsus mõistis sõja eelõhtul riigis toimuvate protestide olukorda paremini. Nende käsutuses on kohapealsed julgeolekujõud, kes annavad neile infot selle kohta, mida tavaline kodanik mõtleb. Kuigi Ameerika Ühendriigid saavad seda teavet, on see killustatud ning mõjutatud kauguse ja piirkondlike teadmiste tõttu. See võib viia olukorrani, kus Iraani valitsus teab, et on protestid karmilt maha surunud ja teisiti mõtlejate tahte murdnud. Nad ei taha tänavatele minna ka USA toetusel. Samal ajal on võimalik, et Iraanist lähtuv luureinfo on optimistlikum. Ja, mahasurumised on sundinud inimesi tagasi oma majadesse. Praegu cool. See meeleolu püsib ja plahvatab, kui USA sekkumine suudab osa mustast tööst teha. Probleemi visualiseerimiseks on see umbes nii, et Ameerika Ühendriigid usuvad, et läbirääkimisruum on siinpool. Luure kogukond tunnistab, et see hinnang on nende parim oletus, kuid võib olla vale. Iraan teab, milline olukord tegelikult on. Ameerika Ühendriigid nõuab palju, kuid Iraan jääb kindlaks. Nii tekibki sõda. Osapoolte erateave viib nende ootused sõja tulemuse suhtes üksteisest lahku.
luureorganisatsioone on lihtne kritiseerida selle eest, et nad on sõja tulemuste suhtes alati liiga optimistlikud. Meil on veel üks silmapaistev näide sellest loogikast, mis toimus Iraani sõja ajal. Aga see on eksitav järeldus, sest see keskendub liiga palju silmapaistvamatele juhtumitele. Kui luureorganisatsioonid töötavad hästi, ei puhke sõdu. Kui osapooled on kokkuleppe vahemiku osas ühel meelel, peaksid nad kokkuleppe sõlmima. Tean, et seda on raske hinnata praeguse segaduse tõttu, kuid enamik riike elab enamiku ajast teistega rahus. Luureveed, nagu see, mida ma just kirjeldasin, on erandid. Lisaks, kui luureorganisatsioonid on asjatult pessimistlikud, ei näe me samuti sõdu. Ameerika Ühendriigid tuleksid läbirääkimistele ja küsiksid vähe. Iraan on segaduses, miks Ameerika Ühendriigid pole agressiivsemad, kuigi Iraan teab olukorra ebakindlust. Iraan ei hakka kingitud hobuse suhu vaatama ja võtab vastu, mida pakutakse, sest sel juhul pakuksid Ameerika Ühendriigid palju. Sõda võib sellistes oludes puhkeda siis, kui luureorganisatsioon on liiga optimistlik ja selle kontrollimiseks jääb vaid lahinguväljal selgusele jõuda. Need on need juhtumid, mille kohta kirjutatakse riiulite viisi ajalooraamatuid. Aga mina kui sotsiaalteadlane olen siin, et maailmale meelde tuletada, et need ei ole tüüpilised juhtumid. Liigume edasi. Sõda kui ebakindluse tulemus näitab kohe olulist järeldust. Protestijate edubaas ootus ei pea siin sõja toimumiseks olema kõrge. Olen ootuste erinevuse suureks joonistanud, et probleemi visuaalselt illustreerida. Tegelikult on oluline see, kui suur on riigi ootuste erinevus võrreldes sõja kulukusega. Näiteks selles olukorras on Ameerika Ühendriigid üsna pessimistlikud selle suhtes, kas sõda toob kaasa hea tulemuse. Siiski teab Iraan, et Ameerika Ühendriigid peaksid olema veelgi pessimistlikumad. See viib sõjani, sest Iraan on läbirääkimistel väga jonnakas. USA ei esita läbirääkimistel suuri nõudmisi, olles mõõdukalt pessimistlik, kuid Iraan lükkab isegi need tagasi. See on huvitav, sest meil kui kõrvalseisjatel on väga raske hinnata, kas sõda on edukas, vaadates ainult sõja tulemust või isegi lekkinud luurearuandeid. Näiteks on lihtne järeldada, et Trumpi administratsioon eiras USA luure pessimistlikke aruandeid ja tegutses hoopis optimistlikult, tuginedes Iisraeli hinnangule. Ja võib-olla oligi nii. Aga ei ole õige selle väite toetuseks väita, et sõda ei oleks muidu mõistlik. See tähendab, et kui administratsioon oleks arvestanud USA luurega, poleks sõda juhtunud. Mitte siis, kui USA luure on pessimistlik. Pessimism ei ütle, kas siin sõda on või mitte. Oluline on Ameerika Ühendriikide ja Iraani ootuste erinevus. Siin kanalil ütlen sageli, et ma ei tea või me ei tea midagi. See ei ole vabandus. Ma väga tahaksin asju teada. Rahvusvahelised suhted ei toimi nii. Väljas on läbipaistmatu maailm ning desinformatsiooni on kõikjal ja see läheb hullemaks, nagu ma näen sotsiaalmeedia kommentaaridest, sealhulgas oma kanali omadest. Seetõttu peab meie argumentatsioon olema õige. Sellepärast ma siin olen. Mitte selleks, et anda teile kallutatud vaatenurki maailmast, kuigi mul on nende teemade kohta oma arvamused. Mul on tõesti arvamused ja eelarvamused, mis mõjutavad, kas pean poliitikud heauskseks või mitte. Ma ei räägi neist, kuna mind huvitab peamiselt argumentatsiooni loogiline kehtivus. See ongi kõik. See on minu töö. Ma lihtsalt tahan, et meil oleks parem vestlus poliitilise olukorra üle, sest ausalt öeldes on see tänapäeval väga raske. Tagasi teema juurde. Et näidata, kui keeruline on hinnata, kes luurehinnanguga eksib, kujutlege maailma, kus Iraan oli põhjendamatult optimistlik ja USA'l oli täpne luurehinnang. See poleks esimene kord, kui riik hindab oma sõjalisi võimeid valesti. Kui olukord on vastupidine, siis seekord on Iraan see, kes tuleb läbirääkimiste laua taha ja nõuab liiga palju.
Ameerika Ühendriigid keelduvad ja puhkeb sõda. Siin aga on sõja oodatav tulemus objektiivselt halb, olenemata sellest, kas Iraani hinnang oli õige või USA hinnang oli õige. Et meie klaviatuurisõdalased saaksime hinnata, kas sõda oli hea mõte või mitte, peaksime seda võrdlema sellega, mis oli läbirääkimistel laual. Sõja tulemus ei ütle palju, sest puudub võrdlusraam. Tahan selle teema tõstatada, sest paljud luureolukorda käsitlevad artiklid ajavad siin loogika segamini. Nad viitavad kohalike protestide puudumisele kui tõendile, et päästiku vajutamine oli viga. Nad väidavad sageli, et USA või Iisraeli luure ennustas proteste selle asemel, et kasutada luurearuannete ebakindluse mõõdikuid. On põhjust arvata, et Trumpi administratsioon oli ülestõusu väljavaadete suhtes üldiselt pessimistlik, lähtudes sellest, kuidas ta oma sõja eesmärke sõnastas. Välja arvatud Trumpi algne kõne, millega ta sõja välja kuulutas, väldib administratsioon režiimi muutuse teemat. Kas sõja väljakuulutamises esitati see pigem soovitusena Iraani rahvale kui selgelt sõnastatud eesmärgina? Sa oled ettevaatlik, kui oled pessimistlik, sest poliitiliselt mõjuks halvasti, kui kuulutatud režiimi muutus jääb täitmata. Vastupidiselt, kui administratsioon oleks optimistlikum, võiks ette kujutada, et režiimi muutus mängiks avalikkuse ees kesksemat rolli, et koguda rohkem toetust sellele eesmärgile. Nad sooviksid praegu rohkem toetust, sest see on Ameerika küsitluste ajaloo ebapopulaarseim sõja algus. Asjalooline vaatenurk, millele nii Pentagoni kui ka Välisministeeriumi inimesed on välja õpetatud, andis samuti põhjust olla selle konflikti suhtes üldiselt skeptiline. Sellel režiimimuutuse strateegial pole varasemat juhtumit, millele tugineda. Sekkumised toetavad sageli olemasolevaid ülestõuse. Tavaliselt ei püüta nad ise ülestõusu esile kutsuda. Oleme jälginud seda väga kallist eksperimenti algusest peale. Meedias ei pöörata piisavalt tähelepanu USA ja Iraani uskumuste võrdlusele, kuigi just see on vajalik, et see mehhanism sõja põhjustaks. Lõpetuseks peaksime arutama mõju sõja lõpetamisele. Tavaline analüüs jätab läbirääkimiste ebaõnnestumise nüansid tähelepanuta. Alustame optimistlikult. Kui sõda tekib kahe riigi erinevate ootuste tõttu, lõpeb see, kui ootused on piisavalt ühtlustunud. Võitluse jätkamine tähendab nüüd mõlemale vaid tarbetuid kulutusi. Hea külg on, et USA saab jälgida protestiliikumisi või nende puudumist. Seejärel saab ta oma teavet vastavalt sellele uuendada. Pane tähele, et sõja lõpuni viimiseks peab see lähendama varem lahknenud ootusi. Kui mõlemal poolel on samasugune arusaam protestijate dünaamikast, siis kõik loomulikud muutused ajas lihtsalt nihutavad läbirääkimiste vahemikku. Neil pole nähtavat mõju takistuste kõrvaldamisele. Eile paistis, et relvarahu läbirääkimised edenesid veidi. Olgu selge, mul puudub otsene ülevaade toimuvast ja teabe täpsusest selles infoväljas. Alati on naljakas, kui pooled räägivad vastupidist, eriti kui keegi räägib vastu iseenda varasemale arvamusele. Kui sa aga usud, et sõda sai alguse Ameerika Ühendriikide liigsest optimismist, siis oleks arusaadav, miks protestiliikumiste puudumine kohapeal paneb Valge Maja otsima diplomaatilist lahendust. Luureorganisatsioonid usuvad, et esialgsed hinnangud olid valed, mistõttu tuleb nõudmisi vähendada. Sellegipoolest puudub sellel teemal tehtud kajastustel osa sellest nüansist, mida privaatse infoteooria meile ütleb. Kui me elame maailmas, kus Ameerika Ühendriigid uskusid, et igapäevane protestioht on ebatõenäoline, kuid Iraan arvas, et see on veelgi ebatõenäolisem, siis protestide puudumine siiani ei ütle meile eriti midagi selle kohta, milline vaatenurk oli õige. Et seda mõtet veidi konkreetsemaks muuta, kujutle, et sa ei tea, kas on 0% tõenäosus, et meteoriit hävitab mõnel päeval kogu elu maal või 0,00001% tõenäosus. Siis kui sa homme ärkad elusana ja tervena, muudaks see sind veidi optimistlikumaks, aga mitte eriti palju. Iraani puhul on sama põhimõte, kuid vähem äärmuslik.
Seetõttu jälgin hoolikamalt USA luure värskeid hinnanguid protestiliikumiste võimalikkuse kohta. Luurekogukond vaatleb olukorda laiemalt kui vaid protestide puudumist. Kogutakse ka infot varjatud potentsiaali kohta. Teisisõnu, nemad mõistavad seda palju enne, kui meie seda märkame. Kui nende pessimism kasvab võrreldes iraanlaste esialgsete ootustega, siis usun, et sõda lõpeb pigem varem kui hiljem. Pigem varem kui hiljem, mitte homme. Arvestades, et nende relvajõud on juba kohal, tahavad Ameerika Ühendriigid tõenäoliselt veel natuke kauemaks jääda, et jätkata Iraani tootmisvõimekuse saboteerimist. Aga sellega asi piirdubki. Mida oleme õppinud? On mõningaid tõendeid, et Ameerika Ühendriigid olid sõtta minnes protestijate hindamisel liiga optimistlikud. Meedia seob optimismi sõja põhjusega, mitte osapoolte ootuste erinevusega. See võib mõjutada meedialuure hinnangute kajastust. Kui see põhjendamatu optimismi selgitus peab paika, võib sõda varsti lõppeda. Samal ajal tundub, et minu töö lihtsalt jätkub. 25. järjestikune päev on kirjas. Kui ootad 26. päeva, vaata seda videot, kui soovid põhjalikku sissejuhatust kriisiläbirääkimiste teooriasse. Kui sulle video meeldis, pane like, jaga, telli kanal ja kohtume järgmisel korral. Ole tubli!